Minu õppimise juurde jõudmise tee algas ta sealt, et ma jäin töötuks. Ja see oli selline üpris alandav asi ja loomulikult elasin ma seda ka väga kõvasti läbi ja oli selliseid momente, kus sa tundsid tõepoolest, et sind enam tarvis ei ole ja paratamatult tuli siis igasuguseid mõtteid seal läbi mõelda, nii nagu see kuulus Hamleti lugugi oli, et kas olla või mitte olla. Istusin mere ääres kivi otsas ja mõtlesin, et edasi olemiseks üleüldse või on kaks teed, et kas elada või mitte elada. Ja kui sa siis selle ikka olemise kasuks otsustad, siis tuli mõelda seda, et mida sa siis lõpuks edasi tegema hakkad. Kui mul oleks praegu lihtsalt hea võimalus teha täpselt seda, mida ma tahan, mida ma siis teeksin. Ja siis ma tuligi kohe niisugune mõte pähe, et ma istuksin ratta selga, mulle meeldib rattasõit hirmsasti ja läheksin mööda metsateesid sõitma. Ja veel toredam oleks, kui mul oleks keegi kaasas. Siis ma näitaksin Hiiumaad ja näitaksin need ilusaid metsi ja saaksime koos vaadata taime ja kõike muud huvitavat, mis loodus pakub. Ja sellest areneski välja siis minu praegune töö. Ja aitäh teile, head reisi! Ja siis ma tegin äriplaani. Ja äriplaani tegin jalgrattamatkade kohta Hiiumaal. Koostasin mõningad marsruudid ja selle juurde panin siis ka kaardid ja kõik muu info. Ja sealt sai siis turismindus mul alguse ja kuna ma äriplaani kaudu sain siis Töötukassast selle stardikapitali, selle eest ma sain siis oma reklaamid teha, reklaamvoldikut teha, saksakeelsed, venekeelsed, eestikeelsed. Ise andsin tuttavatele ja andsin majutuskohtadesse ja infopunktidesse ja leidsidki mind kõige enne üles sakslased ja nemad tõid siia Eestisse jalgrattarühmasid ja see oli siis nüüd see esimene, mis mul nii-öelda jalad alla pani. Ja et siis seda sama tööd ikka edasi teha, siis ma läksin edasi Suuremõisa tehnikumi. Ma õppisin keskkonnakaitset 2 aastat ja siis õppisin 2 aastat veel ka loodusturismi. Algul oli imelik küll minna sinna Suuremõisa oma dokumente sisse viima ja küsisin kohe, et kas minu vanune inimene 60-aastane võib õppida ka. Kuna nad midagi selle kohta ei öelnud, et ei või, võtsid mind rõõmsasti vastu, siis ma läksin ka teist korda veel uuesti sinna õppima ja tahtsin veel 3. korda ka minna õppima, aga siis öelda, et aitab nüüd küll. Nüüd pea 1 aasta vahet, siis võid jälle tulla. See tunne, kuulipinki minemise tunne, istumise tunne, see oli väga kindel ja turvaline tunne. Sest juba sellepärast, et sul oli olemas oma kollektiiv, oma keskkond, kuhu sa kuulusid, sa said ennast täiesti ära identifitseerida, vaat mina olen selle kollektiivi liige ja sul oli raam ümber, sul olid seinad ümber, sa ei olnud enam niiviisi nagu leht tuule käes. Ja võib-olla jah, mõni mõtleb, et ma ei tule toime, aga mine siis õppima seda, millega sa toime tuled, sest ega mina ei läinud ka praegu mingisugused kvantteooriat või füüsikat või keemiat õppima, sest sellega ma tõepoolest poleks toime tulnud. Aga tuleb ikka mõelda seda, millega ma toime tulen, millega ma hakkama saan. Tuleb lihtsalt otsast alustada, äärest alustada ja leida mingisugune õppimisvõimalus, sest neid on ikka igal pool ja kui ei ole raha mingisugusesse kooli minemiseks, ka need võimalused on tegelikult olemas, sest meil on toetusfonde ja sellised asju on üksjagu ja siis tuleb lihtsalt alustada. Ja niiviisi ma siis selle õppimise juurde jõudsin ja nüüd on siis asjad juba nii kaugel, et ma ei kujuta ette, et ma enam ei õpiks. Sest see saab nagu elustiiliks ja kui sul on natukenegi säilinud veel seda uudishimu, siis sa paratamatult ju tahad õppida ikka jälle uuesti midagi uut asja. Ja eks see õppimine see ongi just see, et see tõstab su eneseväärikust.